Bluey on praegu üks maailma armastatumaid multikaid, kuid mitte kõik tegelased ei saa fännidelt sama kohtlemist. Mõnda jumaldatakse. Mõned on tõeliselt väsitavad vaadata ja mõned jäävad kuhugi vahepeale, sõltuvalt täiesti sellest, kellelt küsida. Ja täna vaatame üle Bluey kõige armastatumad ja kõige vihatumad tegelased ja mõned neist võivad sind tõesti üllatada. Alustame vihatud poolega, sest ausalt öeldes on see lõbusam. Esimesena vana mops. Ta ilmub episoodis Vanaema skuuter, kus ta tahab osta Doreen'i liikumisskutterit. Ja kohe, kui ta kohale jõuab, on ta kohutav. Ta on kõigi vastu ebaviisakas. Ta lõhub tassi ja keeldub selle eest maksmast. Ma ei maksa selle eest mitte midagi. Ta süüdistab Chillit. Ta nimetab Banditit paksuks ja siis hakkab ta karjuma Muffini peale, kes on vaid 3-aastane ja lihtsalt mängib. Ja siis, kõige lõpus, pärast seda, kui kõik pingutavad, et aidata tal elektriskuuterit saada, pistab ta neile keele välja. Tšau! Ta on üks neist tegelastest, kes eksisteerib ainult selleks, et olla ebameeldiv ja ta teeb seda väga tõhusalt. Siis on veel Hercules, see Bernhardini poeg, kes sundis Wintoni pidevalt maas lamama, et ta saaks temast üle hüpata. Keegi ei tahtnud tema mängu mängida, keegi ei palunud tema mängu, aga Hercules ei hoolinud sellest, sest ta oli kõigist suurem ja ta teadis seda. Hästi, ma lihtsalt seisan siin ja teen seda. Oma suurust kasutades väiksemaid lapsi tõugata pole kunagi hea käitumine. Ta ilmus ainult korraks, kuid jättis tugeva mulje ja mitte hea. Nüüd tuleb üks tegelane, kes jagab inimesi rohkem, kui arvata võiks. Tina, Bluey kujuteldav sõber 3. hooaja samanimelisest episoodist. Sa võid kohtuda Tiinaga. Tiina, ta on meie sõber. Tina on nähtamatu. Ta põhjustab täiesti ebamõistlikult palju kahju tegelase kohta, keda tehniliselt pole olemas ja tema hügieen on tõsiselt murettekitav. Vabandust. Aga sa haised. Jah. Millal ta viimati pesemas käis? Tal kukuvad hambad välja, mida saade käsitleb täiesti normaalsena. Ta eirab nõuandeid, ta kakleb teiste kujuteldavate sõpradega ja ta oli oma episoodi algversioonis nii hävitav, et loojad pidid selle ümber kirjutama, et lugu toimiks. Enamik inimesi, kes internetis Tiinast räägivad, nõustuvad, et teda on frustreeriv vaadata. Ta ongi loodud kaootiliseks, kuid see ei tee tema vaatamist sugugi lihtsamaks. Järgmisena on Coco. Proosapuudel ei ole kuri ja tal on tõelisi fänne. Kuid Kokol on komme olla isekas väga kindlal moel. Metsikutes tüdrukutes üritab ta sundida oma sõpru mängima ainult neid mänge, mida tema tahab. Tsirkuses survestab ta Blued, et Mackenzie oleks tema mängu abikaasa. Ta ei kuula, kui vastus on ei ja see muutub kiiresti tüütuks. Tõenäoliselt seletab see, et ta on 9 õest vennast noorim, miks ta niimoodi käitub. Aga põhjuse mõistmine ei tee seda käitumist alati lihtsamaks vaadata. Judo on sarnane juhtum. Episoodis Liblikad on Judo Bingole tõeliselt tõel. Ta ei taha temaga mängida ja paneb Bingo tundma, nagu tal poleks mingit väärtust. Kes on minu sõber? Ta vabandab episoodi lõpuks, kuid see hetk jäi inimestele meelde. Paljud fännid leiavad, et Judo on tüütu, isegi nendes episoodides, kus ta midagi valesti ei tee. Ja see taandub enamasti sellele, kuidas ta tol korral Bingot kohtles. Räägime nüüd Chloe isast. Ta ei ole sugugi halb inimene, aga ta on väga omapäraselt tüütu, mida täiskasvanud kohe ära tunnevad. Ta ei suuda lõpetada inimeste parandamist. Episoodis 8 jalg mängivad lapsed rõõmsalt mängu ja ta peatab kõike täpsustada, et 8 jala jäsemed on tegelikult kombitsad, mitte käed. Keegi ei küsinud. Mäng oli korras. Ta lihtsalt pidi seda ütlema. Ta tõesti tahab lastega koos mängida, aga ei oska välja lülitada seda osa ajust, millel peab alati õigus olema, isegi kui kõik teised tahavad lihtsalt mängida. Paljud inimesed on kohanud kedagi täpselt sellist, mis on ilmselt põhjus, miks reaktsioon tema suhtes on nii tugev. Ja siis on vanaisa Bob. Mõned fännid ei teadnudki, et ta elus on. Mõnda aega oli teooria, et ta on lahkunud. Kui ta esimest korda ilmus tagasivaate episoodis Muinasjutt, ei suutnud ta oma enda poja nimegi meenutada ega aidanud Banditil uuesti rääkima hakata. Ta on isa, kes lihtsalt ei pööra eriti tähelepanu ja see ongi osa, mida fännid ei suuda andestada. Ta ilmub episoodis Silt pärast Indias käimist uuesti välja, mis tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Žürii pole endiselt vanaisa Bobi osas otsusele jõudnud. Nüüd liigume armastatud tegelaste poole ja siin on mõned tõeliselt toredad. Snickers ei saa küll väga palju ekraani aega, aga fännid, kes teda armastavad, on pühendunud. Ta on lühikeste jalgadega koer, kes on alati igas võidujooksus viimane ja ta ei paista sellest kunagi häiritud olevat. Ta lihtsalt jätkab, julgustades teisi, kuigi ta ise on veel mõned sammud maas. On tõeliselt värskendav näha tegelast, kellel on piirang, kuid kes ei tee sellest kellegi teise probleemi.
ta lihtsalt tuleb kohale ja naudib elu. Fännid armastavad seda tema juures. Muffin on mõlemas nimekirjas, olenevalt sellest, kellelt küsida. Mõned inimesed armastavad teda, ta on tõeliselt naljakas, ettearvamatu ja toob igasse episoodi sellise energia, mida ilma temata poleks. Kuid paljudele vaatajatele tundub ta väsitav. Tema jonnihood on natuke liiga realistlikud. Ja kui sa oled kunagi pidanud tegelema väikelapsega, kes pole piisavalt maganud, mõned Muffini episoodid tunduvad pigem tagasivaate kui komöödiana. Ta ei peagi lihtne olema. Ta on laps, kes pole veel õppinud ennast reguleerima ja sari teab täpselt, mida temaga teeb, isegi siis, kui seda on raske vaadata. Calypso on kogu sarja üks armastatumaid tegelasi. Ta on kõige targem ja tähelepanelikum õpetaja, keda ette kujutada annab. Ta mõistab, mida tema õpilased läbi elavad, ilma et nad peaksid seda seletama. Ta suunab neid oma probleeme ise lahendama. Ja tema tegutsemisviisis on midagi peaaegu maagilist. Vaikselt kohal, kunagi mitte peale tükkiv, alati täpselt teades, mida hetk vajab. Iga fänn mäletab Calypsot. Jean-Luc ilmus ainult ühes osas, aga fännid, kes teda armastavad, on selles osas väga häälekad. Ta on prantsuse keelt kõnelev labrador, keda Bluey kohtas laagris ja nende side oli kohene ja ehtne. Inimesed unistavad tema tagasitulekust ja sellest, et ta mängiks Bluey tulevikus suuremat rolli. Ta esines ainult korra ja on sellest ajast alates elanud fandomis. Rusty on ilmselt kogu sarja kõige armastatum kõrvaltegelane. Tema isa on sõjaväes, mis tähendab, et ta võtab eemalolekut ja ebakindlust oma elu täiesti tavapärase osana ja ta teeb seda ilma, et teeks sellest kellegi teise probleemi. Ta lihtsalt jätkab, mängib ausalt, kohtleb kõiki hästi ja muudab iga mängu lõbusamaks kohe, kui sellega liitub. Sellised episoodid nagu Armee ja Cricket mõjuvad täiskasvanutele eriti tugevalt, kui mõista, millega Rusty kodus silmitsi seisab. Paljud lapsevanemad on jätnud kommentaare, et nad nutsid neid osi vaadates. See ei ole reaktsioon, mida ootaksid, kui vaatad väikest punast koera Cricketit mängimas. Frisky on kõigi poolt armastatud. Ta on Chilli parim sõbranna, Bluey ristiema ja üks pool ühest parimast paarist selles saates. Ta on hooliv, soe ja naljakas viisil, mis tundub täiesti loomulik. Silt andis Friskyle ühe parima emotsionaalse arengu kogu sarjas. Keegi ei ütle Frisky kohta midagi halba. Chilli on tüdrukutele kõike seda, mis bändit ja veelgi enam. Ta on tugev, kannatlik, sügavalt armastav ja vaikselt kõige võimekam inimene Heileri majapidamises. Ta kaitseb oma tütre unistusi, on oma pere jaoks olemas isegi siis, kui ta on väsinud ja teeb seda kõike ilma sellest suurt numbrit tegemata. Chilli väärib kogu armastust, mida fännid talle annavad. Bingo on põhimõtteliselt kõigi poolt armastatud. Põhjus on selles, et kõik, mida ta teeb, tundub ehtne. Ta läheb elevile täpselt nii, nagu päris lapsed lähevad. Ta läheb kurvaks täpselt nii, nagu päris lapsed lähevad. Isegi kui ta on keeruline, saad täpselt aru, miks ta nii käitub. Tema suhe Blueyga on selle saate süda. Nad tülitsevad, nad ei ole alati ühel meelel, aga kogu selle all on alati olemas soojus. Ja Bingo ei ole lihtsalt kõrvaltegelane. Tal on oma episoodid, oma lood ja hetked, kus ta kannab kogu lugu ise. Mackenzie on üks armastatumaid tegelasi kogu fännkonnas. Ta on rahulik, tark, lahke ja sobib Blueyga suurepäraselt kokku. Omal moel on sari selle poole vaikselt aastaid liikunud. Fännid jumaldavad teda ja arvestades kõike, mida me teame Bluey tuleviku kohta, on väga suur tõenäosus, et Mackenzie muutub loo jaoks edaspidi veelgi olulisemaks. Siis on veel bändit. Ja bandiiti kohta polegi enam palju öelda, mida poleks juba 100 korda öeldud. Kuid põhjus, miks inimesed teda armastavad, on väga konkreetne, sest ta ei ole täiuslik. Ta eksib, ta väsib ära, tal on halbu päevi, mis ei ole seotud tema lastega, aga ta on alati olemas. See, mida Blue Banditiga teeb, mida enamik teisi saateid kunagi ei tee, on see, et ta laseb tal olla terviklik inimene. Tal on soovid ja pettumused ning tõelise isekuse hetked. Ja siis paneb ta selle kõik kõrvale, sest hetk nõuab seda. Sellepärast mõjub ta nii tugevalt. Ja sellepärast võib Bandit Healer olla kõigi aegade armastatuim animeeritud isa. Ja nagu alati, näeme teid järgmises videos.